tere hommikust, kui veider on jälle filmida ja huvitav on see, et peale oma väikest pausi ma alustan seda vlogi jälle siit, kus ma minu meelest alustasin oma esimest, kui mitte teist vlogi siin rannas. Ja jah, täna on käes 3. märts, on päikesetõusu aeg ja kui varem päike tõusis mingi 4:40 suvel, siis märtsiga on alanud sügis ja päikesetõus on nüüd alles 5:38. Kohe näitan ka teile, kui päike sealt väikse pilveriba taga üles tuleb, aga ma mõtlesin, ma ikkagi alustan selle vlogiga juba ära. Ja ma ütlen ausalt, et miks ma ei ole nii ammu postitanud, on selles, et minu jaoks on kahjuks või õnneks suht tihti, et kas kõik või mitte midagi. Ja kui ma kuskil jään pooleli, siis mul on väga raske alustada uuesti, aga kui ma teen, siis ma ütleks, et pigem järjepidevalt ja tublilt. Ja okei, oodake, ma näitan teile päikse ära. Aga ühesõnaga, et mul on jah tihti nii, et kui ma teen midagi, siis ma teen täiega ja kui ma ei tee, siis ma ei tee üldse. Ja kuna mul vlogi, ütleme nii, et mul on materjali filmitud küll sellest circa 1,5 kuust, kui te ei ole uusi vloge saanud. Aga kuna mul tuli ühte vlogi seesama, mis siis ootab töötlemist, nii palju klippe, siis ma ütlen ausalt, ma olin nii nagu overwhelmed ja minu jaoks oli seda kõike nii palju ja ma lihtsalt jätsin selle sinna paika ja nüüd jällegi, kuna minu soov on see, et minu vlogid oleks võimalikult aktuaalsed ja need ei oleks, ma ei tea, eelmisest aastast või üle-eelmisest kuust, siis ma kuidagi jätsin selle sinna paika. Aga nüüd mul on see vlogimiseisu nii väga tagasi tulnud ja ma lihtsalt olen seda tegelikult nii väga igatsenud, et ma otsustasin, et kuidagi tuleb lihtsalt alustada ja ma alustangi sellise kokkuvõtliku vlogiga. Ehk siis ma võtan lühidalt, nii lühidalt kui ma oskan võib-olla, lühidalt pikalt kokku kõik, mis vahepeal on toimunud ja laupäeval on siis ka minu ja Mareku 5. koosolemise aastapäev. Aga see, mida me siis teeme või selle puhul teeme, kuulete juba siis, enne teeme väikese recap'i sellest, mis on vahepeal toimunud. No nii, ma olen siin rõdul, nii et ma vabandan igasuguse müra pärast, aga lihtsalt see valgus on siin nii palju parem, et ma valin seda ikkagi siin teha. Igal juhul enne, kui me lähme nüüd tänase tagasi igapäeva elu ja kõige praegu toimuva vlogimise juurde, siis nagu ma mainisin, ma tahtsin teha väikse recap'i, mis on vahepeal toimunud ja ma kirjutasin omale mingid asjad üles, sest et ma vaatasin oma galeriid ja ma olin mingi, kuidas kõik need asjad ja nagu rohkemgi veel, sest et kõike ma kindlasti ei hakka siin üle käima, aga need, mis ma kirja panin, et kuidas need on kõik selle väikse aja jooksul juhtunud. Nii et jah, ma arvan, et kõige nagu mis mul ilmselgelt ka esimesena meelde tuli, oli see, et mu vanemad käisid meil Austraalias siin Kullakal külas ja ilmselgelt on see muidu väga keeruline teha, kui sa oled backpackerina Aussis ja sul ei ole kindlat elukohta ja sa ei tea, mis sa teed järgmine kuu ja nii edasi, aga kõikide asjade kokkulangevusel, kuna nad olid oma iga-aastasel palitripil ja meie hetkel oleme siin kohal, siis 6 päevaks nad meile siia Kullakale küllad tulid ja reaalselt oli nii palju ägedaid, toredaid mälestusi selle 6 päeva jooksul.
ja noh, me tegime kõike klassikat. Käisime koalasid vaatamas, känguruid, me tegime seda siis ühes pargis, mitte loomaaias ja käisime matkamas Springbookis, käisime Surfers Paradise'is. Mina ei olnud seal seni ise ka käinud, nii et sai selle linnukese ka nii-öelda kirja. Käisime igal pool erinevates randades, nautisime head toitu, tegime üksteisele süüa. Marek näiteks tegi meile kõigile seda ülihead Kaisa njoki retsepti. Ma panen selle kindlalt see descriptionisse ka. Ja mu vanemad siis tegi meile kartuliputru, kotlette, pannukaid tegi EMS viimase päeval, kui nad siin olid. Käisimegi rannas, sõitsime bodyboardidega ja ma arvan, üks eredamaid mälestusi minu jaoks isiklikult on, kui me olime Dreamtime Beachil ja me hakkasime juba ära minema ja siis me märkasime delfiine ja seal oli reaalselt 20 delfiini, nagu ma arvan 20 ligi pluss miinus, ma ei tea täpselt kui palju, kes lihtsalt hüppasid lainetega kaasa. Ma panen siia, nagu te juba näete, kõik need klipid jooksma ka ja see oli nagu minu jaoks nii sür, ma lihtsalt, nagu ma isegi ei suutnud filmida, need klipid õnneks Marek tegi, sest ma lihtsalt nutsin, sest see oli nagu nii ilus ja jah, kogu see 6 päevas oli nii äge, et nad said siin käia ja natuke nii-öelda aimu sellest, kus me siin praegu elame ja et Austraaliasse võib-olla väga tihti niisama inimesed ei reisi võib-olla Eestist, kui just sul keegi siin ei ela, nii et vedas, et kõik asjad omavahel niimoodi klappisid. Siis üks asi, mis kindlasti jääb meelde, oli see, kui me Marekuga käisime telkimas. Meil on siis autol see rooftop tent ja me käisime siin samas Springbookis telkimas ja järgmise päeva hommikul, siis enne kui me hakkasime nii-öelda tagasi liikuma välivetsude juures, ma nägin püütonit ja püüton on loom, keda Marek on tahtnud väga näha ja just siis nagu päris looduses, mitte kuskil loomaaias või midagi. Nii et me saime ka selle linnukese kirja ja see oli kuidagi väga sür näha püütonit lihtsalt looduses. Me oleme siin käinud ikka päiksetõuse nautimas, käisime üks päev Dreamtime Beachil, tegime endale võikud kaasa, lihtsalt nautisime, see oli nii mõnus. Kindlasti väärivad ära mainimist igasugused, ma ei tea, toimetused, tegevused meie sõprade, Kaisa ja Martiniga. Me käisime rannas kuutõusu vaatamas, me tegime välikino, mis oli nii lahe ja lisaks sellele me tähistasime ka sõbrapäeva, minu sünnipäeva ühe ägeda dinneriga, nii et see oli ka väga wholesome ja üldse mu sünnipäev oli kuidagi nii tore, nii palju lilli saadeti, mis tähendab, et inimesed pidasid nüüd meeles, mis on ilmselgelt alati väga tore ja kõik kaardid, mis ma sain, olid käsitsi tehtud, ise joonistatud, mis oli täiega armas ja siis üks minu lemmikavastusi vahepeal on üks uus rand, mis on siis Snapper Rocksi rand ja lihtsalt maapealne paradiis. Lisaks sellele me käisime vahepeal spaas ja kui sa mind Instagramis jälgid, siis sa näed, et vahepeal on olnud ka üli palju ägedaid fotosessioone. Täna on juba kätte jõudnud 31. jaanuar, mis tähendab, et 2026 esimene kuu on juba möödas ja kell on samas 6:30 hommikul ja tunni aja pärast hakkab meil siis sessioon, selle nädala viimane ja selle puhuks on kaasa pakitud rätik, tooted ehk siis bikiinid, mida me pildistame, käevaru ja lisadena piltidel me kasutume Uno kaarte. Mul on see idee on nii ammu ja ma olen nii läbi, et seda lõpuks teha ja siis need juhtmega kõrvaklapid. Ma ei tea, kas ma siin olen maininud, aga üks põhjus, miks ma hakkasin blogi tegema, on see, et mulle hullult meeldib vaadata just fotograafide igapäevaelu, mida nad teevad just läbi blogide, aga Eestis on väga üksikud inimesed ja isegi kui on fotograafid, kes teevad bloge, siis nad väga seda töö poolt nagu ei puuduta võib-olla. Jõudsime nüüd Fingal Headi, New South Walesi. Minu kõrval harilik Australian boy. Oi, Meg. Ja nagu alati enne sessiooni 10 korda tuleb vaadata üle, kas kõik on kaasas. Sest äkki, kui ma panin koti kinni, kaamera roomas välja. Me ei tea, või aku. Näitan fännidele ka, mis sul kotis on. Mis mul kotis on? No, mis sa võtad kaasa sessioonile? Jaa. What's in my bag? Nii, mis on siis minu kaamerakotis? Alustame vähem igavatest või nendest natuke rohkem igavatest asjadest. On
puhastuspump, mälukaardi see pocket. Siis meil on üks lisaaku siin karbis ja see on igavate asjadega kõik. Siis meil on kaamera, hetkel mul on väga halvasti see pandud, sest mul lihtsalt ei mahu hetkel asjad siia kotti, aga kaameras, mida ma nüüd kasutan, on Sony A7 IV. Varem mul oli siis Sony A7 III ja seda nüüd Marek kasutab ja kuna see käis remondis päris pikka aega, siis mul oli vaja teist kaamerat, nii et ühesõnaga, sellega ma olen väga rahul. Ja minu main põhiobjektiiv, ma ütleks, on see 35, Sony 35 1.4, aga mul on ka Sigma 85 1.4 ja siis zoom lens 24-70 ava 2.8 ja ma ütlen ausalt, et kui mul on nüüd 3 lensi, mis nagu mingis mõttes need fiksobjektiivid katavad selle zoom lensi ära, nagu selle vahemiku, siis on väga keeruline, sest need on kõik nii head, aga ma tahaks kõiki kasutada, aga mul ei ole vaja neid kõiki kasutada ja. Aga, et sellest veel ei ole küllalt, see on homemade objektiivi katte, sest Martin kaotas oma objektiivi katte ära, aga on meil siin Sigma 70-200, mis on lihtsalt püss. Nii et see on Martin oma, mida ma talt laenasin. Jälle, aitäh sulle. Ja ühel hetkel see kindlasti selle vahemikuga objektiiv tuleb ka minu fotokotti. Aga igal juhul pikk jutt väga mitte midagi ütleb, sest et ma ütlesin, et kõik objektiivid on sama head. Aga mulle tundub, et ma olen rohkem fiksobjektiivi tüdruk, sest et isegi kui mul on zoom objektiiv, siis ma liigun ise nii palju ringi, kuigi tegelikult ma võiks lihtsalt zoomida. Aga ma olen lihtsalt vist harjunud. Igal juhul lähme ja teeme selle sessiooni ära. Can you lift your chin just a bit? Yes. Oleme jõudnud Byronisse, paneme auto parkima ja siis lähme vaatame ringi. Lähme võtame midagi süüa. Mareku toit ja minu toit. Nii, me oleme nüüd Byronis kohal, meil on kõhud täis söödud ja me täna tegime nii, et me võtsime kaamerad olid niikuinii kaasas, kuna oli sess, aga me mõtlesime, et teeme nii, et võtame täna kaamerad nii-öelda niisama ringi käies ka kaasa ja siis, et ma teen pilte ja Marek filmib ja lihtsalt siuke tore activity samal ajal, kui saab ringi exploorida ja praegu me oleme siin Byron Bay Lighthouse'i lähedal ja siin on väga ilus ja vaatame, kas me leiame parkimiskohe ja kas me lähme kõigepealt sinna Lighthouse'i või me lähme käime kõigepealt ujumas hoopis ära. Oleme siin Lighthouse'i juures ja need vaated on täiesti epic ja vaatame, mida õnnestub pildile püüda. Seal all on jälle delfiinid. Ja siin te näete ühte stingreid uimas. Teate sõbrad, üks asi minu kohta on see, et kui ma näen vaalasid või delfiine, siis ma ei saa ära minna. Nagu ma lihtsalt jään sinna passima. Juba mingi 10 satsi uusi inimesi käib meist mööda ja ma ikka olen seal, sest ma ei saa. Aga nüüd meil on aeg edasi minna. Või ma ei tea, kuhu me lähmegi. Äkki nüüd randa. Ma vaikselt juba on kõht veits. Aga jah, lähme teeme ujumise ära ja siis vaatame edasi, mis see päev Byron Bay's või kuskil mujal toob. Aga reaalselt nii palju delfiine oleme näinud sellise aja jooksul, et megadus. Oh my god, kas te saate aru, ma just filmisin väljas seda silti ja ma võtan oma telefoni ja vana hea ikka harjunud stressas ja ma vaatad väikse Gmaili üle, ja keegi oli mulle just kirjutanud, et ta nägi Lighthouse'i juures meie autot, nagu seda silti ja sellepärast ta kirjutas mulle kodulehe kaudu.
issand, ma nutan ju reaalselt. Nii väike munapea update, ma unustasin kodus, kui me tagasi jõudsime, et ma vlogin täna, aga me nüüd lähme väiksele päikeseloojangu rattasõidule. Aga kas räägime mingid tänase päeva siuksed hetked ja sündmused ära või? Teeme äkki mõlemad 3 tükki. Vana hea, mille eest oled tänulik 3 asja ja te kirjutage kommentaari siis sel päeval, kui te vaatate 3 asja, mille eest olete sel päeval täna tänulikud. Nii. Ja alustan ju. No teeme 1. Delfiinid. Täpsusta, keegi ei tea ju. Nägime täna delfiine 2 kohas ja jäid ka videole ja pildile. Ja minu esimene oleks ka, ei oota, ma mõtlen ütle midagi muud. Minu esimene on see, et delfiinid jäid ka seal kaadrisse, kui me tegime fotosessiooni ja et me tegime fotosessiooni ühele lahedale bikiinibrändile. Väga lahedas kohas, ma ütleks võib-olla isegi üks siuke unistuste lokatsioone, kus pildistada. See on minu esimene. Okei. Minu teine on ujumas käimine. Olen selle eest tänulik. Kus me käisime ujumas? Gabarita rannas. Ja see oli mõnus. Minu teine on see, et kui me käisime Lighthouse'i juures, siis kui me läksime autosse tagasi, siis ma avasin nii muu seas jälle lihasmälu ikka avab Gmaili ja kõik asju, vahet pole, kas on tööpäev või ei ole või tööhetk ja siis ma nägin, et keegi oli saatnud meili, et ta nägi just seal samal Lighthouse'i juures meie autot, kus on siis minu see nii-öelda Instagram ja ma ei tea, väike promokleeps auto peal ja et ta tahaks pildistama tulla ja uuris selle kohta infot, nii et see oli väga lahe, et esimest korda keegi, kes broneerib, annab teada, et ta läbi selle autoreklaami tuli. Tasub ära. Ja. Ja 3. on tänane õhtune rattasõit. Midagi oli minul veel, aga ma nüüd ei mäleta. No mul oli sessioon, nojah, olidki delfiini. Jaa, et ma sain hüppavast delfiinist pildi ja sellest delfiini parvest ka ma panen need siia, siis te näete, see oli nii lahe. Ja homme hommikul me lähme uuesti sinna Dreamtime Beachi, ehk siis me läheme vaatame päikseloojangut. Tõusu. Päiksetõusu ja praegu ma vaatan päikseloojangut. Ja tere hommikust vlog, tere hommikust rahvas. Nagu mõne aasta on näha, siis kell on 4:15 või midagi sellist. Ja Marek just tegi meile võikud valmis ja ma hakkasin meile maasikad ja meil on väike kreeka jogurt ja apelsinimahl. Nii et me lähme nüüd sõidame Dreamtime Beachi ja vaatame loodetavasti ühte kõige ilusamat päikesetõusu. Ja siis vaatame juba edasi, mis see pühapäev toob. Aga ma arvan, mul on väga tugev sisetunne täna, et see ärkamine on väga seda väärt. Et loodame, et sisetunne peab paika. Head isu meile ja kõige tähtsam ja olulisem asi, mida ma unustasin esimeses klipis öelda, on see, et head veebruari, sest alanud on ametlikult minu sünnipäeva kuu, mis on minu lemmikkuu alati ja alustada seda veebruari siin päikesetõusul juustumunavõikut süües, apelsinimahla juues, maasikaid snäkkides on minu meelest ideaalne. Nii et ilusat veebruari teile kõigile ja naudime nüüd seda päikesetõusu. See on nii mõnus ja nii ilus ja me loodame, et meil õnnestub täna ka delfiine näha ja siis me ilmselt lähme koju ja teeme väikse viinaku ja siis juba ootavad muud põnevad tegevused ees. Täna me lähme näiteks seda, kes on mu varasemaid vloge vaadanud, siis ma jätsin ükskord ühte postkasti kirja ühte propertile, kus ma siis tahaks pildistada ja see naine saatis mulle sõnumi ja ma eile helistasin talle ja ta oli nii tore ja ta ütles, et tal on seal veel kohtasid, mis võiks mulle meeldida, kus pildistada, nii et väga lahe, me läheme seda vaatama
ja siis õhtul meil on, lähme vaatama kuud, sest peaks olema täiskuu ja nagu eile me nägime seda, see oli mega ilus ja ta oli hästi suur ja süke ere. Nii et see on väga lahe. Siin nurgas on selline fotobuuth, sest et siin on ideaalne valge taust ja siis kui sa tuled siia, siis siin ootab sind fotobuuth ja ma teen ühe näidispildi, siis te näete ka, milline see on, minu arust see on nii lahe. Tada! Ja siis sa saad need võtta, saata endale kas meilile või lihtsalt alla laadida ja ongi olemas. Minu arust mega cute! Meil sinna outfit. Väga kaunis oled. Ja nüüd hakkame edasi süüa tegema. Lala! Thanks. Ja näita ennast veel ossa. Viime viimased snäkid lauda. Tule minuga kaasa. Tulen. Kraami. See näeb väga hea välja. Väiksed klaasid. Palju õnnes! Ilusat sünnipäeva, mis tuleb ja sõbrapäeva. Party world! Yeah! Let's go! Oi kui Nii, meil on mitmele need. Nüüd on. ma ei juhu hästi. Palju õnnes sünnipäeva! Okei. Ja sõbra, see on sõbrapäeva kingitus. Lõpetage Ja ära. Maarekule sõbrapäevaks mango. Ossa, aitäh! Maarekule mango, suur mango. Aitäh, väga Head armas. sõbrapäeva, Maarek. Aitäh! Mingi imelik. Head sõbrapäeva! Vau! Oh, lõpetage, Jaa. palun. No dinner only. Vau! Wow. Pisse. See on Väga nagu hea. It's a birthday dinner. oh my gosh. Hääd panime. Bad Bunny. Õnne, kallis Kaisa, õnne soovime sul. Nii, soovi aeg. jah, vahepeal on toimunud siin igasugu põnevaid asju ja ma arvan, et üks highlight'e on see, et meie tuleva 5. aastapäeva puhul Maarekuga me ostsime ära lennupiletid, aga sellest kuu ja mis iganes sellest me räägime juba hiljem. Nii, kätte on jõudnud laupäev 7. märts, mis tähendab seda, et on minu ja Maareku 5. aastapäev ja kuigi ma mõtlesin, ma vlogin siis seda vlogi nagu edasi peale seda, kui ma olen selle kokkuvõtte ära teinud, siis teate, ma ütlen ausalt, ma arvan, see vlog sai piisavalt kaootiline, piisavalt crazy, aga samas piisavalt pikk, et nüüd on kõik ägedad toimunud, möödunud asjad kokku võetud ja saab rahulikult uute seiklustega edasi minna. Nii et ma isegi ei hakka hetkel jagama, kuhu me järgmisena läheme, kus me veedame siis natuke vähem kui 2 nädalat. Aga sa võiksid anda kommentaarides teada, kuhu sa arvad, et me lendame. Ja jah, ma arvan, et näeme siis juba järgmises vlogis, mis tulebki selline reisivlog, nii et midagi teistmoodi ja ma luban, et ma üritan olla struktureeritum, natuke võib-olla läbimõeldum nende vlogidega, sest minu jaoks, kui on nagu liiga kaootiline, siis on raske kaasa jälgida ja võib-olla jah,
Ühesõnaga, pikk jutt lühidalt, aitäh, kui sa vaatasid, anna kommentaaris märku, kuidas sulle meeldis, kui sa ei ole veel subscribe'inud, siis kindlasti subscribe'i, jäta like'iga mulle väike märguanne, et sulle meeldivad need vlogid ja näeme juba uues vlogis ja peagi uues riigis. Tšau!